Tere päevast! Olen Rein Reisberg ja Tööinspektsioonis ametis töökeskkonna konsultandina ja üks konsultandi töödest on ka selliste infohommikute teabepäevade läbiviimine ja tänase teemaks siis isikukaitsevahendid. Ja pealkirjaks panime just nimelt sellise, et kas sinu isikukaitsevahend päriselt kaitseb. Me oleme tegelikult nende isikukaitsevahendite kasutamisel jõudnud nii-öelda natukene edasi järgmise etappi, kui ennem oli küsimus pigem selles, et kas meil neid üldse vaja on ehk tööandja vaatest, kas ma pean neid väljastama, töötaja vaatest, kas ma pean neid kasutama. Siis nüüd on õige tihti tulnud ikkagi rääkida konsulteerimist ja nendest teemadest, kas see isikukaitsevahend, mis on väljastatud, kas see päriselt kaitseb. Ehk vaatame rohkem sisse isikukaitsevahendite nendesse kaitseomadustesse, sest teatud mõttes on ka ebasobiva või ebapiisavate kaitseomadustega isikukaitsevahendi kasutamine selline enesepetmine, et töötajana mulle tundub, et ma kasutan näiteks hingamisteede kaitsevahendit. Ma võin siin kemikaali täis ruumis ringi käia küll, minu tervis on kaitstud. Aga kui ei ole valitud õiged vahendid ehk see päriselt ei kaitse, siis tegelikult mõtlen, et kaitseb, aga tegelikult on natuke teine. Ja seetõttu täna arutamegi võib-olla rohkem erinevat tüüpi isikukaitsevahendite valikut, et millest lähtuda, milliseid valida. Alul küll veidi sellist tausta isikukaitsevahendite kohta nii tootjate osas kui ka kasutajate osas, aga enamus ikkagi konkreetsetest isikukaitsevahendi tüüpidest. Isikukaitsevahendite puhul on siis see tõdemus, mis pärineb töötervishoiu ja tööohutuse seadusest, et kui muul moel ei saa ohtu vältida, need muud on siis kas nüüd ühiskaitsevahendid, töökorralduslikud abinõud, siis isikukaitsevahend on nüüd see viimane variant ehk muud on eelistatumad, aga kui muud moodi ei saa, siis isikukaitsevahend. Ja siin on ka üks pilt, mis pärineb meie Tööinspektsiooni isikukaitsevahendite brošüürist. Tehtud on see nüüd küll müra baasil, aga see on võib-olla, müra on selline kõige mõistetavam, arusaadavam. Esimene on see, et tegelikult püüame teha tööd nii, et meil tervist kahjustavat müra ei tekigi. Alati see võimalik ei ole, siis järgmine etapp on ühiskaitsevahendid ehk püüame selle müraallika eraldada sellest ruumi osas, kus inimesed töötavad. Üks selline tüüpiline näide on, et paneme kompressori, mis aeg-ajal seal nurgas ikkagi häält teeb. Paneme selle kompressori eraldi ruumi ja siis läbi seina tuleb juba toru, mida mööda õhk liigub kasutajateni, kelle seal tööriistade puhul seda näiteks vaja on. Kompressor ei pea olema samas ruumis. Ja kui nüüd kellelgi on vaja minna sinna kompressori juurde, ma ei tea, midagi jälgima, mingit hooldustööd tegema, siis tema kasutab kõrvaklappe seal ruumis sees, aga see kokkupuute osa on ikkagi ära ütlemata väike. Kui ka selline eraldamine pole võimalik, siis üritame, et seal müraallika juures oleks võimalikult vähe töötajaid. Üks selline müraallika näite, mis tuleb meelde toiduainete tööstuse ettevõttes, oli üks töötaja pandud tööle just nimelt selle ventilatsiooniseadme kõrvale, mis tegi päris tõsiselt müra ja tema töö ülesandeks oli siis nüüd kanamunad katki lüüa ja siis munasisu ühte nõusse, koored teise. Ja ta oli pandud sinna ventilatsiooniseadme kõrvale, kus oli väga mürane ruum. Tema enda töö absoluutselt ise müra ei tekitanud. Ja tööandja argument oli siis seal niimoodi, et see tundus olema selline hea eraldatud koht, et tal on siin hea omaette teha, tema ei sega kedagi, keegi ei sega teist. Aga see, et seal päris tugev müra on, mille sees töötaja pidi terve tööpäeva olema, selle peale nagu ei mõeldud. Ja viimane, 4. pilt on siis see, et me ei saagi muid meetmeid kasutada, vaid peame kasutama isikukaitsevahendeid, et kõik need töötajad kolmekesi
on isikukaitsevahenditega. Isikukaitsevahendite mõiste, seda täisteksti ette ei loe, sest need lugeda saate ise ja slaidid loodan, et saate ka. Et siin on just nimelt kaitseks ühe või mitme tema tervist ohustava ohu eest. See on see erisus, mis nüüd on isikukaitsevahendil muudest vahenditest, riietest. Ja samamoodi ka nende isikukaitsevahendite vahetatavad osad, siin on ennekõike mõeldud näiteks maskide, poolmaskide, need vahetatavad filtrid. Ja eristada siis tööriideid, kaitseriideid. Et tööandjal on kohustus anda töötajale nii isikukaitsevahendid kui tööriietus, kui töölaad seda nõuab ja korraldada isikukaitsevahendite kasutamise väljaõppe. Ja eristame siis sellega, et isikukaitsevahendil on asjakohastes katsetes kindlaks määratud kaitseomadused. Et siin on toodud näiteks kaitseriided sularaua pritsmeteest. Just nimelt tal on nüüd tähis peal, see tähis E1, seal on antud ka mingisugused kindlad normid, et kui suur võib olla see sularaua pritsmete kogus, millele need kaitseriided veel vastu peavad. Kui meil on nüüd tegemist tööga, kus on lihtsalt tolmune, määriv või on vaja kaitseks ilmastiku olude eest, neil ei ole kindlaid kaitseomadusi, siis seal on tegemist tööriietega. Ehk kui me räägime sellised tavapärased talvejoped, jahedal ajal, talvisel ajal vaja väljas tööd teha, siis need on tööriided, sest nendel meil üldjuhul ei ole mingisugust sellist märgistust peal, et sellega sa võid olla nüüd nii mitme miinusega õues tööd teha. Ja üks selline paralleel tuli täna hommikul televisiooni vaadates, saatejuhid kokkasid ja kuna nad tegid seal pastat, siis selle tegemise käigus oli jahutolm ja nad olid mõlemad saatejuhid lisaks sellele kokale, kes seal saates olid ette pannud põlleid ja ise siis selgitavad ka, et ja täna me oleme põlledega, jahutolmu lendab, määrime oma riided muidu ära. Et selline põld on lihtsalt tööriie. Kui nüüd keegi tegeleb seal mingite hapetega, siis tal on ees hoopis teistsugune põld, millel on nüüd kaitseomadused, sinna võib minna hape peale, aga see põld kaitseb töötajat, see hape ei jõua töötaja riietini, töötaja kehani. Ehk seal jookseb see erisus, et isikukaitsevahendil on kinnitatud kaitseomadused mingi ohuteguri vastu. Natukene ka tootjate poolt, ehk tootjate jaoks on olemas Euroopa määrus, selle number on siin kirjas. Euroopa määrus on otsekohanduv, selle kohta eraldi Eesti õigusakti ei olegi. Ja see on nüüd see dokument, millest peavad lähtuma isikukaitsevahendite tootjad. Kui ma vaatasin täna osalejate nimekiri ja ma arvan, et meie hulgas ei ole ühtegi tootjat, neid Eestimaal mõned üksikud on, aga seda tootmise poolt täna eriti ei räägi. Aga see, mis nüüd tuleneb sellest samast määrusest, ehk mida peavad tegema tootjad, paar asja, kasutusjuhised, ehk need on tegelikult need, mis on suunatud just nimelt kasutajatele. Tootja peab andma kaasa kasutusjuhendi, mis on liikmesriigi poolt kindlaks määratud keeles. Ehk tegelikult Eestimaal müüdavad isikukaitsevahendid peaks olema eestikeelsete juhenditega. Ja teine, mis on kaasas, on vastavusdeklaratsioon. Vastavusdeklaratsioon tähendabki seda, et enne kui turule lastakse, tuleb läbi teha vastavushindamine. Seal on küll nüüd veidi erisusi, oleneb millise kategooria isikukaitsevahendid need on. Aga vastavushindamist nüüd nii-öelda kasutaja vaates on kõige lihtsam tuvastada selle järgi, et seal peal on CE märgis, millega põhimõtteliselt tootja kinnitab, et see vastab nendele nõuetele, mis Euroopa Liidus kehtivad. Ja siin slaidi peal all on ka see CE märgi kujutis just nimelt selle rasteris
et ta peab olema täpselt sellise kujuga, sest paraku on ka ikkagi seda, et pannakse peale CE märgis. Tavaliselt on nüüd C ja E vahel see vahe palju väiksem ja siis jääb selline petlik mulje, et ahah, CE märk on peal, ju on kvaliteetne, ju on õige asi, alati ei pruugi olla. Ja kui nüüd tulla ettevõtte tasandile, et millest siis tööandja ja töötajad lähtuma peaksid, meil on 2000. aasta määrus isikukaitsevahendite valimise ja kasutamise kord. Nii et see on siis see määrus, mis on tööandjatele töötajatele. Isikukaitsevahendite valimisel aluseks ikkagi riskanalüüs. Ehk ega meil ei ole kusagil sellist loetelu, et kus kindlasti millist isikukaitsevahendit kasutama peab. Tegevusalati või ametinimetuste järgi on küll selliseid loetelusid, mida me siin ka pärast korra vaatame sealt isikukaitsevahendite määruse lisast. Aga ikkagi tegelikult igas ettevõttes tuleb konkreetselt lähtudes nendest töötingimustest, mis seal on, hinnata, kus ei saa muud moodi kui isikukaitsevahendit kasutades. Ja siis tuleb riskanalüüsi käigus ka kindlaks määrata need nõutavad kaitseomadused, ehk mille eest need isikukaitsevahendid kaitsma peavad. Ja riskanalüüs on mu meelest see, kus on hea lihtne saada ülevaade, millisel töökohtadel, millistel töödel on vaja kasutada isikukaitsevahendeid. Ja see pildi lisamine muudab ilmekaks. Üks hea töökeskkonna auhinnale kandideerinud ettevõte oli teinud enda riskanalüüsi. Ma ei ole ennem nii suurt riskanalüüsi näinud, nii suurt selles mõttes, et töökeskkonna spetsialist oli selle välja printinud ja töölauale, tegelikult isegi polnud mitte oma töölauale, vaid tema kabinetis olevale teisele töölauale pannud. Ja seal oli siis kogu ettevõtte riskanalüüs üldiselt või kogumis näha ja tal olid sinna nende tööde juurde, kus oli vaja kasutada isikukaitsevahendeid, pannud ka need sinised kohustusmärgid. Ja selle järgi oli tõesti selline väga lihtne näha, et need on need tegevused, kus meil on vaja mingisuguseid isikukaitsevahendeid. Ja siis millele tuleb tähelepanu pöörata isikukaitsevahendeid valides, et see vastab kaitsevajadustele, ehk me teame, millised ohud on ja selle eest kaitseb, siis on see liigse koormuse mittepõhjustamine ja kui töötajal on nägemis- või kuulmiskorrigeerivad vahendid, ehk siis sobiks prillidega kokku või kui kellelgi on mingisugune kuulmisaparaat, et nendega sobib kokku. Sobib kasutajale on siin võib-olla ennekõike isikukaitsevahendi suurused, et meil ei ole kõik inimesed ühes mõõdus, võib-olla selline lihtsamalt mõistetav on kaitsekindad. Nendel on erinevad mõõdud. Sobib kasutada kindlates tööoludes. Siin on siis näiteks see, kas siseruumides väljas ja ergonoomika nõuded ka ja töötaja terviseseisundiga arvestamine. Nii palju siis sellist üldist tausta, et vaatame seda, et meil oleks isikute kasutusjuhend olemas, kui me selle ostame. Nendega on läinud asi nüüd suhteliselt paremaks, aga mida siin ikkagi on ettevõtetes näha, et kui hakata küsima, et kas need on nüüd need õiged isikukaitsevahendid, siis me leiame selle kasutusjuhendi kusagilt karbist, mida ka tööandja esindajad siis esimest korda vaatavad. See oli tegelikult kaasas, aga sellele polnud siiamaani tähelepanu pööratud, et viimane elamus on mul eelmisest nädalast. Oli juttu rakmetest, ohutusrakmetest ja siis nende kontrollimisest. Ja siis tööandja tõstis ise selle teema üles, et ta on midagi kuulnud ja kuidas sellega on. Nendel on ka põhimõtteliselt see kontrollimine tulenevalt kasutusjuhistest ehk rakmete puhul on taust selline, et see standard, mis käsitleb ohutusrakmeid,
seal on selline säte sees, et aastas korra peaks valmistaja või valmistaja volitatud esindaja neid kontrollima. Ja siis, kui ma ütlesin ka, et vaatame siis kasutusjuhendit, et kus me nüüd selle saame, tal oli ilusti kenasti seljakott ka, tähendab müüja oli andnud kaasa ka seljakoti, kuhu need ratmed sai panna ja seljakotis oli ilusti ka kasutusjuhend tegelikult olemas, aga oli näha, et tegelikult tööandja luges seda esimest korda. Ja teine selline kasutusjuhendi leidmisrõõm oli need FFP tüüpi tolmumaskid, 50 pakk ja see oli võetud siis nii-öelda valelt poolt lahti. Ja kui küsisin tööandjad, kas kasutusjuhendit ei olnud, räägib, et ei ole. Tegemist oli 3M tootega ja oli nagu suht kindel, et see kasutusjuhend 3M peaks ikka olemas olema. Siis tuli välja, et see pool, kus oli silt või kiri juures, et avasiit, kui sealtpoolt lahti teha, siis oli esimene asi kasutusjuhend, mis tuli vastu. Kuna nemad võtsid teiselt poolt, siis kasutusjuhend oleks tulnud viimasena. Et ennem kasutame need tolmumaskid ära ja lõpuks jõuame kasutusjuhendini. Kaitsekindad, mehaaniline vastupidavus. Ehk räägime esmalt kaitsekinnastest. Siin on näha, nende kinnaste peal on selline haamrikujuline märk ja see konkreetne pilt, mis on, siin on 4 numbrit ja 1 täht. Ehk praegu on müügil ja kasutusel ka neid, kus on ainult 4 numbrit, ehk see standardi varasem versioon. Ja kui nüüd ettevõtetes rääkida, need numbrid tegelikult tähendavad ka midagi, siis neid ettevõtteid, kes nüüd teavad, et jah, me valisimegi selle järgi, et meil on näiteks vaja lõikekindlust ja seetõttu meil see teine number ongi nüüd suurem, 4 või 5, neid on ikkagi päris harva. Et ennekõike räägitakse selles mõttes sobivusest, need on käes mugavad. Kas nad need vajalikud kaitseomadused on? Selle kohta on infot parasjagu nii, nagu ta on. Ja nii nagu siin slaidil nüüd näha, on kõigil nendel 4 numbril on tähendus. Esimene number näitab kulumiskindlust, teine lõikekindlust, 3. rebimiskindlust ja 4. torkekindlust. Ehk te peaksite nüüd riskianalüüsis analüüsima, millist omadust on vaja. Kui ta peab näiteks kandma nüüd mingisuguseid höövliterasid või puutub vastu neid höövliterasid ehk jutt on lõikekindlusest, siis peaks olema just nimelt see teine number suurem. Kui on selline tegevus, kus on hoopis torkekindlus tähtis, siis 4. number. Et selle järgi tasub neid kindaid vaadata ja nii palju, kui ma olen ettevõttes rääkinud, ütlevad, et ega tegelikult eriti hinnavahet ei ole, et lihtsalt oska küsida. Ja need 2 viimast on nüüd, seal on üks teine lõikekindluse test veel, mida siis tähistatakse tähega ja siis mõningatel kinnastel on ka löögikindlus. Et need 5. ja 6. märgistus võivad olla, aga need ei ole praegu kohustuslikud. Ja kaitsekindad ei ole nüüd mitte ainult mehaanilise vastupidavuse jaoks, vaid siin on ka teine variant ja neid variante on tegelikult veel rohkem vastupidavus kemikaalidele. Et sellist väljendit, et meil on kusagil kemikaalide kaitsekindad, kohtab ikkagi hästi palju, kusjuures siis mõeldakse seda, et meil on kindad, mis kaitsevad kõikide kemikaalide eest. Tegelikult sellist kinnast ikka üldjuhul ei ole ja see tähistus, mis siin praegu on, puudutab neid natukene toekamaid kindaid, pikema varjaga ja paksemast materjalist. Ja siin oli konkreetselt selline töökoht, kus oli võimalik kokkupuude väävelappega. Tööandja oli ostnud ka kemikaali kaitsekindad, selline märgistus, nagu siin pildi peal ka on näha, need tähed A, B ja K olid seal all olemas. Aga tegelikult neid kindaid polnud üldse testitud sellele, valmistaja poolt siis testitud, et kas need kaitsevad ka kokkupuutel väävelappega. Ehk selle sama standardi kohaselt, mille number siin on, väävelappega testimist märgistab täht L. Ehk jällegi te peate teadma, millist tüüpi kemikaaliga kokkupuute oht on ja nüüd seda kemikaali kaitsekinnast ostma minnes, siis te peate vaatama, kui nüüd näiteks jutt ongi sellest samast väävelappest, et seal märgistusel oleks ka täht L.
ei piisa sellest, et meil on lihtsalt see kemikaali mensuuri märk peal, kemikaali kaitsekinnas, ju ta kaitseb kõikide kemikaalide eest. Ja natukene teine vaade kemikaalidele on siis, need on nüüd üldiselt need sellised õhemad kindad ja seal on siis läbilaskus ja mehaaniline tugevus. Ja seesamune läbilaskvus on nüüd erinevad klassid ehk selle mensuuriga märgi juures on üks number 1–6. Et mida suurem see number on, seda kauem see kinnas vastu peab. Ja teine, mida seesama soovitus, mis siin tekstis ka on, kaitseindeks 6 vastab läbilaskvusajale 480 minutit ehk 8 tundi tööpäev. Ja antud ka erineva materjali kohta, milline peaks olema kinda paksus. Nitriilkummi puhul on 0,4, kloropeenkummil 0,5 ja butüülkummil 0,7. Eks see on tegelikult selline näide heast kemikaali ohutuskaardist, kus oli väga põhjalikult antud ette, millistele omadustele see kaitsekinnas vastama peab. Üks omadustest veel, mida täna käsitlen, on vastupidavus kuumusele ja tulele. Et siin on ka nüüd eraldi tähistused, selline leek, nii nagu meil tuleohutuse märkidel ikkagi on. Ja seal on siis eraldi omadused, et mille eest see kaitseb. Et näiteks, kui meil on see kokkupuude kuuma esemega ehk teisel kohal olev märgistus, see näitab siis, et kui on 250 kraadi, siis peab olema vähemalt number 2. Siin on see asfaldiga kokkupuude toodud välja, et me teame, kui sellel kindel on märgistus, kus teisel kohal on number 2, siis ma võin sellega kontaktis olla kuni 250 kraadiste pindadega ainetega. Ja erinevad, siin on näha ka need erinevad ohud siis, mis märgistus seal peal peab olema, milles mul seda kaitsekinnast vaja on. Kinnaste kohta oleks kõik. Ja ütleme, kinnaste puhul ongi, et neid kasutatakse, aga mehaaniliste omaduste puhul me ei tea, mida need numbrid tähendavad ja kemikaalide puhul on õige tihti see, et meil on ühed universaalsed kemikaali kaitsekindad. Nii, nüüd ma vaatan, et mul on ise natukene midagi untsu pannud. Pealkiri on läinud juba kuulmiskaitsevahenditel, aga näide on tegelikult kemikaalidest. Ja see on nüüd ühest konsulteerimise kokkuvõttest, ja kui konsultandid käivad ettevõttes, siis selle tagajärjeks on konsulteerimise kokkuvõte, mis ei ole mitte ettekirjutus, vaid me tuletame siis nii-öelda kirjalikult meelde, millest me rääkisime, mis seal ettevõttes oleks vaja teha. Ja seal oligi nii, et kemikaalimahutil oli kirjas, et tuleb kasutada kaitsekindaid. Ja need kindad, mida kasutati, nende peal oli ainult vastupidavus mehaanilise vastupidavuse kohta. Ja, et seda, et see kemikaalidest üldse kaitseb, seda märgistust ei olnud. Seal oli see selles mõttes veel äärmuslikum, et kui ma ennem ütlesin, et meil on kemikaali kaitsekindad, millise kemikaali vastu konkreetsemalt, siis siin oli see, et me kasutasime kemikaali, aga kindad olid ainult mehaanilise vastupidavuse kohta testitud. Nii, nüüd läheb pealkiri ja sisu kokku. Kuulmiskaitsevahendid. Üldised nõuded on siis sellised, et kui müraga kokkupuute ületab 80 detsibelli ja seda ei ole võimalik vähendada, siis tööandja peab võimaldama töötajale individuaalse kuulmiskaitsevahendi kasutamist. Kui on 85 või ületab selle, siis on see kasutamine kohustuslik. 80 kuni 85 on siis see, kui töötaja soovib, siis tööandja peab selle väljastama. No, mõne inimese jaoks ei pruugi ka 83 olla selline, ma tahan päev läbi seal töötada niimoodi, et ma kõrvaklappe või kõrvatroppe ei kasuta.
aga alates 85 on juba kohustuslik. Mõõtmine, kui indikaatorseadmega ületab 80, siis tuleb mõõta ja müra mõõtmine on see, mida nüüd peab tegema siis akrediteeritud labor, et need peavad olema jälgitavad mõõteseaduse tähenduses. Ja selline lihtsamad mõõteviisid, et kuidas saada selgust, et kui tugev see müra on, kas on vaja tellida akrediteeritud labor. Üks on see, kui me nii-öelda terega kaugusel või meetri kaugusel teineteisest olles ei saa normaalse häälega rääkida, sest sel juhul teine meid ei kuule, me peame häält tõstma. Siis on alust arvata, et see müra on nii tugev, et tegelikult peaks kutsuma akrediteeritud labori. Ja teine variant, mis praegu on nutitelefoni, kuhu on võimalik alla laadida äpp, mis müra mõõdab. Need on indikaator või tähendab, selle mobiiltelefon on indikaatorseade. See ei ole selline, millega me saamegi mõõtmised teha. Me näiteks mõõdame ära, meil on siin töökohal 95 ja panemegi selle tulemuse riskanalüüsi kirja ja sellega lugu lõpeb, et me ju mõõtsime. Nutitelefon ei ole see mõõteseade, mille mõõtmistulemused on nüüd jälgitavad mõõteseaduse tähenduses. Siin on nüüd väljavõtte ühe ettevõtte müra mõõtmise protokollist, et läheme nüüd rohkem sinna kuulmiskaitsevahendite valiku juurde, et kas meid need kõrvaklapid ka päriselt kaitsevad. Ja see oli selles mõttes tubli ettevõte, et nad olid tellinud müra mõõtmised erinevates sagedusribades. Et üks võimalus on mõõta müra kogumis. Saame teada, et sellel töökohal on nii mitu detsibelli, aga teine variant on see, et mõõta erinevatel sagedustel ja tegelikult erinevatel sagedustel mõõtmine annab võimaluse just täpsemalt valida isikukaitsevahendeid. Oli tehtud küll ka selline kokkuvõtlik tabel mõõtja poolt, kus oli siis võetud nüüd see kõik sagedused kokku ja oli toodud välja ka nüüd selle müra mõjuaeg, arvestatud sellega, kui palju siis tööpäeva jooksul kokku tuleb, lõpptulemused ilusti värviliseks. Siis ülemised, mis seal on need, kus on üle 85, roheline näitab seda, kus on alla 80 ja alumised need kollakad, need on siis 80-85 vahel, et selline hea ülevaatlik tabel. Aga murekoht tuli siin välja, kui me hakkasime võrdlema neid isikukaitsevahendeid, mis olid välja antud. Kõige lihtsam selline võrdlus on siis, kui me vaatame kõrvaklappide või kõrvatroppide seda sumbumistegurit, SNR. See on selline üks number, kusagil 20-30 kandis ta üldjuhul on, parematel üle 30. Ja siis on niimoodi, et kui me teame seda üldist numbrit, võtame siit ülevalt näiteks teise rea pealt, stantsi 49 töökoht, 92 detsibelli ja kui meil on nüüd kõrvaklapid, mille SNR on näiteks 25, 92-25 maha, me saame siis 67, mis on päris tubli tulemus. Ehk sellised klapid sobivad. Et see ei ole küll nüüd selline kõige täpsem hinnang, aga see on kõige lihtsam. Aga on võimalik kasutada ka nüüd HML-meetodid ehk siis erinevatel sagedustel tehtud mõõtmisi, nagu ma seda esimest slaidi näitasin, et seal ettevõttes oli tehtud erinevatel sagedustel, siis selle järgi on otsustamine täpsem, keerulisem, aga täpsem. Ja mida kuulmiskaitsevahendite valikul soovitatakse, on see, et need ei oleks ka nüüd liiga tugeva summutusvõimega. Et kõrvadele jõudev normaalne müratase võiks jääda vahemikku 70-80. Kui ma tõin enne selle näite, jõudsime 67, siis see on seal 70 natukene allpool, ei ole veel päris hullu, aga mitte kõige parem versioon. 70-80 on soovituslik, mis võiks jääda siis
kõrvadeni jõudvana. Nii, ja nüüd läheme siis selle konkreetse töökoha juurde tagasi, kus oli see mõõtmistulemus tehtud. See Stantsia 49 töökoht, see mõõtmistulemus on siin kõige alumine. Ja siin me näeme, et selle stantsi puhul oli müra kõige tugevam madalamatel sagedustel ja sagedusel 250 hertsi oli see lausa 101,2 detsibelli. Kui siin vaadata ülejäänud numbreid, siis seal kõrgematel 1000-2000 juures alla 90. 2000-4000 juures lausa 81. Ja neil olid nüüd kasutusel kõrvaklapid. Siin on täitsa mudel ka välja lugeda. See on nüüd valmistaja poolt kaasa antud kaitseomadused. Ja siin me saame nüüd näha seda, et see sagedus 250, siis need kõrvaklapid sellel sagedusel summutavad ainult 14,5. Ja kui me lahutame 101-st nüüd 14, meil jäi järgi 87. Ja? Ehk tegelikult kõrvaklappe kasutades on meil 250 sagedusel müra kõrvades tugevam kui 85 detsibelli. Vot see on nüüd selline, kas need isikukaitsevahendid meid päriselt kaitsevad. Mul on tööruumis müra, mul on kõrvaklapid ja ma loodan, et ma olen kaitstud. Antud juhul see paraku niimoodi ei olnud. Ja siin on ka nüüd näha selle kõrvaklapi valmistaja nendest andmetest, et tegelikult need kõrvaklapid on ette nähtud töötamaks just nimelt kõrgemate sagedustega müras. Temal on kõige parem summutusvõime sagedusel 4000. Natuke üle 30, 8000, napilt alla 30. Aga siin madalamatel sagedustel 15-20 vahel kusagil. Antud juhul oli siis just see mure, et oli valitud valed kõrvaklapid. Mul on üks selline kena mälestus ühest puidutöötamise ettevõttest. Käisime seal kunagi inspektoritega ise õppimas. Ja siis neil oli seal 2 värvi kõrvaklappe. Olid sinised, olid punased. Ja kui me siis selle tootmisjuhilt küsisime, et mis nüüd vahet on, tema teadis väga täpselt. Sinistega tuleb töötada sealpool ruumi osas ja punastega teisel pool ruumi osas. Ehk nad olid teinud need mõõtmised just nimelt sageduste lõikes ja nad teadsid, et ühel pool ruumi osas olid sellised seadmed, mis tekitasid rohkem kõrgeid helisid. Seal siis tuli kasutada kõrvaklappe, mis kaitsesid kõrgemate helide eest. Värvi järgi eristada on ju väga lihtne ja teises ruumi osas sobisid madalamatel sagedustel paremini summutavad klapid. Et oli sellel tootmisjuhil selge ja kui sa ringi vaadata, siis tundus, et ka töötajatel oli selge, et nii nagu tootmisjuht rääkis, et sealkandis peaks olema punastega, nii need töötajad olid ka. Mõned mõtted nüüd veel seoses müraga ja isikukaitsevahendite kasutamisega. Õige tihti ikkagi tuntakse huvi, et kas me võiksime kasutada raadioga kõrvaklappe. Esimene lähenemine on see, et pigem mitte. Et mingisugune segav faktor seal võib olla. Aga kui nüüd on olemas isikukaitsevahendina vastavushindamine tehtud, neil on teada summutusvõime ja neil on ka see raadiofunktsioon. Aga nendel kõrvaklappidel on üldiselt niimoodi, et see raadiofunktsioon või see heli, mis sinna kõrvaklappidesse tuleb, see on piiratud 70 detsibelliga, et sa ei saagi seda muusikat kõvemini mängima panna. Siis on just, seal peab olema 2 asja, et on teada, et tal on tegelikult summutusvõime. Siin on olnud ettevõttes ka, et ega mina tööandjana ei tea, kas tal see summutusvõime on, aga töötaja ise kodund tõi, ütles, et need on head. Ja need üldjuhul on ikkagi need sellised tavalised kodus muusika kuulamiseks ette nähtud klapid, mille tegelikult kaitseomadusi üldse ei ole. Nii et nendest ikkagi pigem hoiduda. Ja teine, millega võib siis testida, et
kui nüüd selle töötaja läheduses rääkida, talle midagi öelda, kas ta siis tegelikult kuulab. Ehk kui tuleb mõni kaastöötaja ja räägib talle, kuule, ole ettevaatlik, mingi tõstuk tuleb, kas ta kuuleb seda või mitte. Ja kui on kõhklus, et ta ei kuule, siis ikkagi ei ole mõistlik neid kõrvaklappe seal kasutada. Ja üks näide sel teemal, et no kuidas ma saan need töötajad isikukaitsevahendeid kasutama, siin konkreetselt kuulmiskaitsevahendeid. Ja seda nüüd ettevõtte juht ise rääkis, tema ise oli väga rahul. Tegemist oli plasttoodete tootmise ettevõttega ja tööandja ütles, et ma sain töötajad nii kaugele, et kui ma läksin sinna tootmisruumi, siis ma nägin seda liigutust, et töötajad võtsid seal kusagilt laua pealt kõrvaklapid, panid need pähe. Niikaua, kuni ma seal ruumis olin, nad kasutasid neid kõrvaklappe. Ja kui ma siis läksin ruumist välja, panin ukse kinni ja paari sammu pärast keerasin ringi, läksin uuesti, siis ma nägin seda liigutust, kuidas klappe peast ära võeti. Et no, me sinu jaoks võime siis panna. Ja tema oli teinud siis sellise liigutuse. Ta kutsus ettevõttes ühele kohvipausile töötervishoiuarsti, kelle juures tema töötajad käisid selles tavapärases tervisekontrollis. Ja ütles ka nii, et ma jätsin meelega selle arsti ja töötajad oma ette. Mina sinna ei läinud. No, et töötajad saavad siis nii-öelda avatumalt rääkida, ei ole seda tööandja on kõrval ja oleme siis vait ja kuulame. Ja ta ütles ka veel niimoodi, et ega me selle kohvipausi ajaga 15 minutiga hakkama ei saanud, meil läks 20-25 minutit. Aga selle arsti ja töötajate kohtumise lõpptulemus oli olnud see, et kui järgmisel päeval tööandja läks sinna tootmisse, siis olid meestel juba kõrvaklapid peas. Ehk siin nüüd ilmselt oligi see erisus, et arst rääkis, mida müra teeb sinu tervisele, mis juhtub sinu kuulmisega. Kui tööandja käib, siis seal võib olla õige tihti jutt, et meil on mingisugused juhendid, meil on seal kirjas, et need kõrvaklappe peab kandma. Ja seda juttu ei võeta nii tõsiselt, kui kuulate arsti juttu. Ja kui ma selle ettevõttes käisin, siis oli selles kohtumisest möödas vist peaaegu aasta ja siis tööandja väitis, et siiamaani on kõrvaklapid peas, pole mingi probleemi. Et just, et mil moel töötajatele seda infot edastada, sest tegelikult isikukaitsevahenditega on ju see tõdemus, et ega see eriti kedagi teist ei kaitse peale kandja enda. Et siin ei ole see, et pane kõrvaklapid pähe, sa teed mulle head. Tegelikult ei, sa teed ainult endale head. Nii, kaitseprillid. Järgmine tüüp isikukaitsevahendeid. Kaitseprillide märgistuse puhul võib olla seal peal ikka kohe hästi palju infot. Et siin on üks näide toodud, see 2 kriips ja sealt edasi numbrid ja tähti. Et tegelikult seal iga numbri ja tähel on mingisugune tähistus. Ja siin on praegu toodud välja selle optilise klassi või optilise klaasi klass, et see on üks asi, millest ma ise sain teadlikuks nüüd äkki võib-olla mingi 3-4 aastat tagasi, kui ennekõike siin Skandinaavia taustaga ehitusettevõtetes hakati nõudma, et töötajad on ehitusplatsil terve tööpäeva kaitseprillidega. Tööandjal on õigus kehtestada rangemaid ohutusnõudeid. Selles mõttes, et töötajad ütlesid ka, et seal ju kogu aeg ma ei ole selles tolmuses keskkonnas. Iga päev ei ole tugevat tuult, et seal mingid sodi ehitusplatsil lendab. Tööandja õigus on kehtestada rangemad nõuded ja seal tööandjad ütlesid, et kogu aeg kanname kaitseprille. Aga nende mure oli see, et õhtuks on peavalu, silmad väsinud, olemine paha. Ja siis hakkasimegi uurima, et mis seal taga võib olla. Ja seal peab nüüd vaatama seda optilist klaasi. Et kui selle optilise klaasi klass on number 3 ehk see kõige viletsam, siis need on tegelikult ette nähtud selliseks, ma ei taha öelda päriselt korraks vaid, aga väga lühiajaliseks kasutamiseks.
mul on vaja käia päeva jooksul 2-3-4 korda terituspingi juures, teritada seal mingit tööriista, siis ma võin seda number 3 klassiga kaitseprille kasutada. See kasutamise aeg on nii lühike, see ei ole selline, mis paneb mu pea valutama. Kui ma pean kandma neid prille terve päeva, peab olema see klass number 1. Et sellisel puhul peab seda optilise klassi numbrit ka vaatama. Ja siin selline tabel või joonis pärineb nüüd jällegi Tööinspektsiooni isikukaitsevahendite brošüürist, mis on meie kodulehel leitav. Ja siin on nüüd näha ka need erinevate tähistuste sisu. Et jällegi see sama üle eelmise nädala kogemus, kus me vaatasime ohutusrakmete kasutusjuhendit, seal olid kaitseprillid. Ja siis ka tööandja käest küsida, et millise kaitseomadustega on. Selle kohta oli pearaputus, vaatasime siis koos, me leidsime seal tähed FT. Et kui me nüüd siin vaatame, mida see FT tähendab, on siis F, et väikese löögijõuga kokkupõrge, 45 meetrit sekundis on toodud see number välja, tegemist oli elektritöid tegeva ettevõttega ja seal ilmselt see F ehk väikese löögijõuga kokkupõrge on täitsa piisav, seal ei ole midagi sellist, et massiliselt mingid tükikesi kuhugi lendab. Ja T oli siis kergesti liikuvad osakesed kõrgetel temperatuuridel veel lisaks. Ja seal rohkem tähiseid ei olnudki, et see tähis ei ole kõikidel prillidel nii pikk, nagu ma näitasin seal eelmisel slaidil või nii nagu sellel pildil siin praegu sinise rea peal üleval on, et kõik need võivad olla ka nüüd seal prillidel kirjas, prillide raami peal. Ehk tundke huvi, mis seal peal on ja võib-olla üks selline rohkem probleeme tekitav on, kui on tegemist pritsmetega. Et nagu te näete siin, kus sinise riba peal on number 9, siis selle koha peal olev number näitab, et see 9 näitab nüüd sulametalli pritsmete eest. Aga kui me vaatame nüüd väiksemaid numbreid allpool, kas on nüüd pritsmed või on hoopis tolmud. Et kui on pritsmete eest vaja kaitsta, siis peab olema seal see number 3. Et need on siis üldjuhul niimoodi külje pealt ka tihedama või külje poolt paremini kaitstud. Ja see tähis N eelviimases tulbas, sellega on siin olnud ka vahepeal probleeme, et prillid lähevad uduseks, ei saa kanda. Meie ruumis on seal niiskus kõrge või temperatuur ja paneme prillid ette, siis me hästi ei näe. Et siis tuleb otsida prillil, millel on see N täht ka märgistuses. See peaks olema siis nüüd, et neil on kaitse uduseks muutumise ees ja mingisugused sellised avad, mis natukene kuidagi seal sees tuulutavad. Jalatsid. Kõige tüüpilisem on nüüd see standardile 20-345 vastavad jalatsid. Ehk need tugevamad on tegelikult ka teine standard 20-346, löögitaluvus on poole väiksem, aga need, mis meil turul on üldiselt 20-345-ga. Ja tavapärasemad need tähistused on ka siis SP, S1, S2, S3. Nüüd küll uue standardi järgi on neid tähistusi, oli vist S7, minu arust pärast tuleb üks slaid ka, kus need märgid on peal. Ja siia kõrvale nüüd ka tööjalats ehk kaitsejalats on see, millel on mingid kindlad kaitseomadused, tugevdatud ninaosa, nii raske asi võib peale kukkuda, varvas jääb terveks või on torkekindel tald, siis tööjalatsitel, millel on ka tegelikult omaette standard 20-347, siis neil neid kaitseomadusi ei ole. Neil on küll antud seal, et näiteks mingi libisemisvastane tald, et tallamaterjal on pisku teine, et ta tõesti libiseb vähem, aga tal ei ole sellist kaitseomadust kinnitatud. Ja siin on nüüd tabel, mis näitab neid 4 põhiklassi, et millised kaitseomadused on, et kui me vaatame praegu ainult seda 20-345 standardit, seda enam levinut,
siis varvaste kaitse ja õlikindel tald on neil kõigil. Aga nüüd, kui me tahame näiteks torkekindlat talda, tähisega P, siis see on nii-öelda põhivarustuses ainult S3-l. S1-l, S2-l ei ole. Küll võib olla siin näiteks see versioon, et nende saabaste märgistus on S1B. See tähendab seda, et tal on S1 omadused, varvaste kaitse, õlikindel tald, antistaatilisus, kannalöögisummutus. Ja kui see B on lisaks, siis see tähendab, et on ka torkekindel tald. Lihtsalt S1 ei kinnita seda torkekindel tald olemas. Ja kui me siin rääkisime kinnastest asfaldipanijate puhul, siis nendel peab olema ka kuumakindel tald ja see ka ükskõik millise numbriga see kaitsejalats on, S1, S2, S3, seal peavad olema siis tagatähed HRO. See tähendab seda, et tegemist on kuumakindla tallaga. Ja need on jäänud 24. aasta standardiga, mis tulid sinna muudatused veel sisse, et on kokku neid 7. Ja libisemiskindlusega on muudatus selles mõttes, et ennem olid need SRA, SRB ja SRC, seal oli, mäletage, kumb see A või B oli, üks oli metallpindade, teine oli keraamilistel ja SRC oli mõlemal. Aga tegime aastal 2014 üle-euroopalist kampaaniat libisemise ja komistamise teemal ja siis meil käis seal rääkimas Inglise Tööinspektsiooni juures olev selline uurimisasutus, nende laboratoori. Ja nad näitasid siis juba erinevaid selliseid videosid mingi kaldtee peale või selline seade, mille kallet sai muuta. Pandi siis töötajatele need jalatsid jalga, millel olid siis need kaitseomadused antud ja mis siis tegelikult tulemus on ja inglased olid juba sel ajal kuidagi väga skeptilised selle tähistuse peale. Nende sõnum oli, et ärge jääge lootma ainult tähistuse peale, vaid proovige enda konkreetsetes tööoludes. Et praegu on ka täiendav libistamistest, märgistatakse sümboliga SR, midagi on proovinud teha, aga kindlasti testige ise, kuidas teie töökeskkonnas need sobivad. Ja mis on selline huvitav selle kaitsealatsite puhul, et kui on vaja töötada redelil, et siis on seal mingi viide tuletõrjujate jalatsi standardile. Ilmselt nüüd see tald ei ole vist nii jäik, et sa oled seal redeli küljes natukene kindlamalt kinni, et seda tähistab sümbol LG. Ja mõned sellised üksikud muudatused on siis veel siin toodud, mis see uus standard kaasa tõi. Aga samamoodi ka kaitsejalatsil peab olema kaasas kasutusjuhend. Et võib ju mõelda, kes siis saabas jalga panna ei oska, milles küsimus, miks sinna juhendit on vaja. Just nimelt selleks, et oleks teada, millise kaitseomadused selle tegelikult on. Ja üks kaitsejalatsite teema veel, kemikaalide eest kaitsva kaitsejalatsid. Et selle kohta on täitsa eraldi standard ja seal on siis ka, et kas on lühiajaline see pritsmetoht või pikaajaline, kas on talla kaudu ja märgistuses on ka mingi täht, mis näitab, mis tüüpi kemikaali eest kaitseb. Sest tegelikult nendel kaitsejalatsitel, millest me rääkisime enne, need S1, S2, S3 tavapäraselt, nendel, vaatame, kas siin oli midagi kemikaali kohta, õlikindel tald, muud ei midagi. Et selline õli teema, aga kemikaalide vastu need ei kaitse. Et kui on nüüd vaja töötada kohas, kus jalad võivad kemikaalidega kokku sattuda, siis seal peavad olema veel eraldi nõuetele vastavad kaitsejalatsid. Ja see läbilaskusaeg ka jalatsitel, nii nagu oli ka kemikaalikaitsekinnastel. Ja üks näide, mis libisemise teemadega hästi kokku käib. See siin on küll konkreetselt kaitsejalats. Ehk kaitsejalatsil on ka all sellised liigutatavad, pööratavad osa, neid on 2, et üks on siin näha, on üles tõstetud, paremas ääres on natukene rohelist värvi näha, seal on teine ka.
ja seda mulle reklaamis või propageeris korra ühe tootmisettevõtte juht. Tema ütles niimoodi, et tema tööpäev on umbes pooleks. Pool aega olen kontoris, pool aega olen tootmises ja tootmises on kaitsealatsi kasutamise kohustus. Ja samas üle õue minna parasjagu libe ja siis tema jaoks oli selline väga hea lahendus, et kui ma lähen kontorist välja, siis ma korra tõstan jalga, keeran need rohelised osad talla all teisipidi. Mul on hea minna mööda seda libedat õue. Ja siis, kui ma jõuan sinna tootmisse sisse, kus enam sellist libedust ei ole, keeran need tagasi, et mul ei ole sellist muret, et nüüd kus on libe, kus on kaitsejalatsid vaja. Tema jaoks oli väga hea lahendus kogu tööpäeva jooksul kantavad jalatsid. Saan olla nii kontoris, libedal õuealal kui ka seal tootmises. Muide, sellised ma olen näinud ka nüüd täitsa tavalises jalatsipoodides. Kui tahate endale jalatsid, millega talvel väljas käia, on ka need variandid olemas mingitel valmistajatel. Pea kaitsmine. Siin ma tõingi nüüd välja ühe tükikese sealt isikukaitsevahendite valimise ja kasutamise määruse lisast. Seal on lisa 3 ehk valikloetelu tegevusaladest ja töödest, mille puhul võib olla vajalik kasutada isikukaitsevahendit. Et kui ma ennem ütlesin, et ega meil ei ole sellist konkreetset loetelu, kus peab olema, ka selle tabeli pealkiri võib olla vajalik, aga see võib olla teatud oludes ka selline hea spikker, et ma vaatan ja võrdlen siit, et milline meie töö on, äkki peaks. Ja siin on toodud nüüd kõik kiivrid, mütsid, sukkmaskid, peakatted, mis iganes. Kui nüüd võrrelda kiivreid ja löögikindlat töömütsi, need löögikindlat töömütsid tulid ju meile ka, ei ole nii väga palju neid aastaid tagasi ja siis hakkas ka see, et need on ju palju mugavamad, eriti suvisel ajal. Kas me võime neid nüüd ehituses ennekõike, kas me võime nüüd ehitusplatsil kiivrid asendada nende löögikindlate töömütsidega? Põhimõtteliselt ei. Et need löögikindlad töömütsid on pigem kaitsevad selle eest, kui ma nüüd ise liigutan oma pead kuhugi vastu. Üks selline tüüpnäide võib olla ventilatsiooniseadmete ruumid, ventkambrid, kus on üldjuhul päris kitsas, kus üldjuhul ka mitte keegi tööd ei tee, aga kui nüüd näiteks need samad ventilatsiooniseadmete hooldajad käivad seal, et siis sellisel puhul, kui ta nüüd tõuseb, ei vaata ennem üles, võib oma pea kuhugi ära lüüa, selle puhul see löögikindel müts seda kaitseb. Aga kui me räägime nüüd kaitseks ülevalt kukkuvate esemete eest, siis need löögikindlad mütsid enam ei kaitse. Ja kiivrite ja ka nende löögikindlate mütside kohta natukene selliseid täpsemaid asju, et siin punasega on nüüd näha, et see löögikindel müts seespoolt, et seal on ka selline mingi plastikosa, väljaspoolt võib jätta väga sellise tavalise noppmütsi mulje. Ja teise pildi peal kiivrite puhul ka see lõuarihmade teema. Et kui on ikkagi oht, et töötaja kukkudes võib juhtuda seda, et kiiver liigub oma teed, mees, naine, ükskõik, liigub oma teed, on ikka silme ees üks selline, seda ma nägin küll ütleme foto pealt, et ei, tegelikult kiiver oli vist alles. See oli selline õnnetusjuhtum, kus ehitusmees kukkus umbes 5 meetri kõrguselt. Ja kuna sealt üleval, kus ta kukkuma hakkas, oli üks kett, ta jäi jalgupidi sinna keti taha kinni ja ta reaalselt hakkas 5 meetri kõrguselt kukkuma pea ees. Et kui ma seda õnnetust uurisin ja siis küsisin või võtsin seletust tema kolleegilt, kes oli seal samas ruumis põrandal, siis kolleeg ütles, et alul ma kuulsin keti kolinat ja keerasin ringi ja siis ma näen, kuidas kolleeg kukkub ülevalt alla pea eespool. Ja seal oli reaalselt niimoodi, ütleski, et kiiver liikus oma teed, kukkus hoopis kuhugi eemale ja töötaja kukkus siis peaga vastu betoonpõrandat. Pärast seal põrandal oli selline umbes 70 sentimeetrise läbimõõduga vereloik ja paraku läks nii, et see töötaja sinna jäigi, et ta suri seal samas. Oleks nüüd lõuarihmaga kiiver,
siis kiivri poleks peast ära kukkunud. Ja lisaks siis sellised eriomadused, mis võivad olla veel nii kiiril kui löögikündel mütsil, on see elektriisolatsiooni omadused eraldi siis märgitud. Võivad olla madalatel temperatuuridel töötamise omad ja kiivri puhul näiteks sulametalli pritsmete vastupidavust testitud. Ja sellel löögikindel mütsil võib olla nüüd näiteks tulekindlus testitud, ja kui seal on F-täht märgistuses sees, siis võib olla kuni 5 sekundit kokkupuudet leegiga, see müts ei tohiks põlema minna. Et sellised, ütleme, lisakaitseomadused. Hingamisteede kaitsevahendid. See joonis pärineb jälle isikukaitsevahendite brošüürist. Ehk siia on kokku pandud erinevad nii tolmumaskid, poolmaskid kui ka puhuriga kaitsemaskid ja siis toodud välja, kui palju võib siis seal mingisugust ainet õhus olla, et kui mitu korda üle lubatud normi, millal siis mingisugune veel kaitseb. Ja esmalt tolmumaskidest FFP-d, et neid on 3 numbriga, 1, 2 ja 3 ja siin on ka siis toodud need protsendid, et FFP1 ei lase läbi rohkem kui 20% osakestest, FFP2 on 6%, FFP3 1. Ehk mida suurem number, seda tõhusam on. Kui nüüd minna tagasi koroona aega, siis näiteks need meditsiinitöötajad, kes töötasid seal osakonnas, kus oli koroonahaige, nendel oli raudselt FFP3. Kui me räägime siin tavapärasest töökeskkonnast, siis üldiselt FFP2 peaks sobima ka. Ja miks ma tõin siia välja ikkagi selle koroonaaegse maski, see keskmine pilt, kus on kirjas nüüd siis näomask, aga all on ka tekst kirurgimask. See pilt on tehtud ühes tootmisettevõttes, kus töötajad kasutasid neid samu meditsiinilisi maske tolmuses ruumis töötamiseks. Tegelikult selle meditsiinilise maski eesmärk on ju see, et opereeriv kirurg, kui me räägime siin kirurgimaskidest, opereeriv kirurg või tema suust tulevad pritsmed ei satu sinna haava, mis ta on sellesse patsienti lõiganud. Ta kaitseb selle eest, et selle maski kandjast ei tule midagi. Ta ei kaitse selle eest, et kandja oleks kaitstud keskkonnas oleva tolmu eest. Sest kui neid meditsiinilisi maske vaadata, nad on ju külje pealt ikkagi suhteliselt lahti. Kui nüüd hingata, siis õhk tuleb ju sealt, kus takistust ees ei ole, ega õhk tuleb külje pealt sisse ja sellise maski kandmine tolmukaitseks, see kasutegur on ikka väga-väga väike. Gaasifiltritel. Siin on ka, et neid on erinevaid. Erinevad tüüpi kemikaalid, kas on siis orgaanilised, anorgaanilised, happeaurud, ammoniagile eraldi veel. Igal ühel oma tähis. Ja siin on üleval see pilt, siin on näha, et on erinevad värvi need triibud peal. See näitabki, et see on selline kombineeritud filter, et ta on mitme erineva kemikaali ees kaitsev. Et see märgistus on ka värvilised nendele peale pandud. Ja kui te nüüd peate valima, et millist tüüpi isikukaitsevahendid vaja, millise tähega, jällegi ohutuskaart on aluseks ja pärast tuleb vist üks näide ka, et kus on see ilusti ohutuskaardis kirjas. Ja teine on nüüd selline kombineeritud filter, kus on see pluss B3, see B tähendab osakeste kaitse ehk tolmukaitse. Et ühel filtril on nii gaaside aurude eest kui ka tolmukaitsev osa. Ühe liimikõvendi ohutuskaart. Neid hashtag ohulauseid päris palju. Sissehingamisel kahjulik, võib põhjustada allergia või astmasümptomeid, võib põhjustada hingamisteede ärritust, arvatavasti põhjustab vähktõbe. Siis veel mingi võib kahjustada elundeid pikaajalisel või korduval kokkupuutel. Ja mis seal siis ettevõttes oli? Et seda kasutati
ja töötaja kasutas ainult FFP tüüpi tolmumaski, mis ei kaitse auru või gaasi või suitsuna esineva kemikaali eest. Ja kui sellesama kemikaali ohutuskaardi vaadata, millest see eelmine slaid oli väljavõte, siis seal oli kirjas, et soovitatav kasutada hingamisteede kaitsemaski A, B, E, K ehk 4 erinevat kemikaalide rühma ja pluss B2 ehk tolmufilter selle keskmise tasemega. Ja samas riskanalüüsis oli kirjas ainult süsinikdioksiidi mõõtmine, et kui palju tegelikult meil seda keemiat seal õhus on. Seda me ei teadnud ehk kuna ohutuskaart ütles, et on soovitatav kanda, siis tegelikult tööandjal peaks olema andmed, mis meil tegelikult töökeskkonnas on. Et ei ole hea mõelda selle peale, kuna ohutuskaart ütleb, et on soovitatav. Seal ei ole sõna, et on kohustuslik. Mees ise ei kanna. Kui te olete mõõtmised teinud ja saanud sellised tulemused, mis piirnorm üldse ei ületa või on selles hoopis kaugel madalamal pool, siis on see teine teema, et mõõtsime ja me leiame, et meil ei ole vaja kanda, aga niikaua, kuni te ei tea, palju seda seal õhus on, nii on igal juhul õige kanda. Et ainult seda FFP tüüpi tolmumaski kandmine sellisel tööl, kus peaks olema A, B, E, K pluss tolmuosa. Jällegi see petlik, kas see kaitsevahend meid päriselt kaitseb? Märguriietus. Neil on ka 3 erinevat klassi, kui palju seda tagasihelkivat osa seal peal on. Seal on mingid ruutsentimeetrid vist antud, ja neil on ka oma standard. Ja nende märguriietuste puhul üks asi, mis on tihti ettevõttes uudiseks, et kui mitu korda seda märguriietust võib pesta, ehk mitu korda lubab või pärast mitmenda pesu garanteerib valmistaja veel see, et see märguriietus helgib vastu, et ta on nähtav. Seal on tavapärane number 25. Ja see on ka üldiselt selle samusel mingisugune sildikene, mis nendel, helkurvestid näiteks, selle helkurvesti sees on ja seal on see pesukordade arv peal. See on nüüd omaette kunst, et millismoodi te seda arvestust peate, et mitu korda seda nüüd pestud on, et mingis ettevõttes pakuti välja, et me arvestame sellega, nädalas korra pestakse ja see tähendab seda, et iga aasta, see poole aasta tagant uus, mitte iga aasta uus, iga aasta 2 korda. Ja siis see sümbol või piktogramm, mis seal üleval on, seal kus praegu X on, seal on siis see number, et kas 1, 2 või 3. Kukkumiskaitsevahendid. Üks variant on nüüd siis turvavöö või selline positsioonivöö. Ehk see on tegelikult ette nähtud selleks, et töötaja ei satuks kukkumisohtu. Ta piirab töötaja liikumisvabadust, seda trajektoori. Selle pildi peal on see rohelisalana nüüd näha, kuhu töötaja saab liikuda. Ehk ta ei jõuagi nüüd sinna ääre peale, kus kukkumisoht on. See turvavöö takistab tal jõudmist kohta, kus on kukkumisoht. Kui nüüd kasutada seda turvavööd ja niimoodi, et töötaja saab kukkuda, siis kujutage ette lihtsalt üks vöö ümber ja sa jääd seal kusagile kõrgusesse rippuma. Nende kõrguses rippumistega muide, mida ma ka soovitan, kui te kasutate ohutusrakmeid, üldse kukkumiskaitsevahendeid, mõelge läbi ka see, kui nüüd töötaja kukub, kuidas te ta seal kätte saate. Käisin eelmisel aastal ühe viadukti ehitusel ja neid viadukte meil ehitatakse nüüd praegu päris palju, eriti kui me võtame selle suuna, mis läheb Tallinnast Pärnu poole. Ja seal oli siis ka õige palju igasugust armaturraudu või selliseid konstruktsioone juba püsti pandud betoonivalu jaoks. Ja töötajad oli seal kõrgel, rakmed oli ilusti kenasti küljes, rakmed olid kinnitatud. Aga kui siis tööandjaga hakkasime või nende selle töökeskkonna spetsialistiga hakkasime arutama,
Ja kui ta nüüd kukub ja ta jääb sinna vahele kuhugi rippuma, millega sinna üldse ligi pääseb? Vot siis oli see mõistatus ja, et ta on põhimõtteliselt nende mingite selliste ehituskonstruktsioonide vahel. Võib-olla siis, kui päästjad tulevad mingi udupeene korvtõstukiga ja suudavad sinna lähedale minna või et see oli hea, et nad jäid ka mõtlema, aga ega ei oskagi. Me näeme, et mees seal ripub, aga kuidas seda kätte saada, seda me ei kujuta umbeski ette. Ja ühel koolitusel oli selline näide, et üks vabatahtlik kuulaja pandi nende ohutusrakmetega rippuma. Lektor oli kaasas selline arkijalgseline 3 jalaga ja pani selle kuula sinna rippuma, nii et see kuula jäi võib-olla maapinnast äkki mingisugune paarkümmend sentimeetrit kõrgemale. Ja see näide oli toodud selle jaoks, et nii-öelda saada infot, kui kaua inimene seal rippuda võib. Ja arvan, et see oli vist kusagil 10 minutit pärast tema rippuma pane, kui ta juba ütles, et tead, juba hakkavad jalad kuidagi nagu imelikuks muutuma, et päris paha juba on. Ja kui oli enam-vähem veerand tundi möödunud, siis aitab, et võta mind nüüd siit alla, mul on selline tunnepilt hakkab eest ära kaduma. Ehk me ei saa loota sellele, et see inimene võib seal rippuda, ma ei tea, tund või midagi sellist, et vaatame, kuidas me ta ülevalt kätte saame. Ja nüüd ohutusrakmete puhul, siis rakmed ise kukkumist pidurdav element ja kui ma nüüd kukun, siis ta pidurdab mind aeglaselt, mitte ei ole see, et on mingisugune selline köis seal vahel, et nii nagu köis nüüd täispikkuses, kuidas nüüd öelda, täispikkuse saavutab ja siis on hoobid, järsku pidurdus, et see võib iseenesest tervisekahjustust põhjustada. Ja rakmed on mu meelest sellised isikukaitsevahendid, mille puhul nüüd töötaja juhendamine väljaõppe on eriti oluline. Et loota, et inimene, kes pole varem neid rakmeid kasutanud, anda temale rakmeid kätte ja öelda, et pane nüüd selga ja mine tööle. Kas ta need õigesti paneb, ma väga kahtlen. Ja sellest rakmede kontrollimisest üldjuhul korra aastas ennem juba veidi rääkisime. Ja see nüüd üks näide ehitusplatsil, kus millegi pärast oli võetud nõuks need rakmed lihtsalt mingil moel katki lõigata, mingil moel kokku siduda. Ja need olid sellised, mille kohta töötajad ütlesid, et ja seda me kasutamegi, et hetkel nad olid sellest ära võetud, aga kui vaja, paneksime uuesti. Et selliseid asju kindlasti ei tohi olla. Nüüd lõpuks sellised mõned eraldi mõtted veel, mis on siis seotud üldse isikukaitsevahendite kasutamisega. Et kui on vaja kasutada tööriideid, isikukaitsevahendeid, ma mõtlen selliseid riideid, et siis peavad olema riietusruumid, istmetega, lukustatav riidekappidega ja kui töö on tolmune või määriv, isikukaitsevahendite puhul, tööriietuse puhul, siis ta ilmselt on selline riie, mille puhul peab olema eraldi kapp või eraldi sektsioon, et ei ole niimoodi, et töötaja tööriided ja tänavariided on ühes samas sektsioonis, need puutuvad omavahel kokku. Tööriiete vahetamise aeg. Tõin selle ka siia sisse, et see on nüüd pea 2 aasta vanune kohtulahend, 1,5 aasta vanune, kus siis on öeldud, et see riietamise aeg läheb tööaja sisse, et isikukaitsevahendite vaates seda vaidlust nii palju pole olnud, et kui ikkagi töötaja, seal võtame keevitaja, kellel on vaja panna nüüd selga oma keevitaja ülikond, mingid maskid, seda nagu aktsepteeriti ka ennem, et jah, see on tööaja hulgas. Tööriietega oli asi natukene segasem, aga nüüd on Riigikohtu otsus ka tööriiete osas olemas, et isikukaitsevahendite vaates siis see tõdemus, et isikukaitsevahendite kasutusse võtmine või enda külge panemine, see on tööülesanne, see on tööaeg, see tuleneb sellest tööst. Ma lähen tegema tööd, kus on vaja kanda isikukaitsevahendeid.
Isikukaitsevahendite kasutamise väljaõppe ja kontroll. Ja need joonised, mis siin on, puudutavad siis need kõrvatroppe, et ettevõtetes käies seda on tegelikult näha, kas töötaja kasutab kõrvatroppe õigesti. Et kui ma juba eemalt näen, et see töötaja kannab kõrvatroppe, siis ma arvan, et need ei ole õigesti paigaldatud. Et kui kõrvatropp on korralikult kõrvas, siis see kaugele välja ei paista. Et kui lihtsalt võetakse, et lükkame ta kuidagi kõrva nii kaugele, et ära ei kukku, siis ta ei pruugi ka kaitsta. Et seetõttu ka tundub nagu väga lihtne isikukaitsevahend, kõrvatropp, kes siis seda kasutada ei oska, et ka selle puhul on see väljaõpe oluline. Ma arvan, need pildid pärinesid mingi kõrvatropi tootja juhendist. Ja siis sellest isikukaitsevahendite määrusest tuleb korraldada väljaõpe, mis hõlmab ka näitliku kasutamist. Et tegelikult isikukaitsevahendite puhul see näitliku kasutamise osa on just väga oluline. Ja rääkida ka töötajale, et mis võib sinu tervisega juhtuda, kui sa ei kasuta. Tuleme tagasi sinna töötervishoiuarsti kohtumisele mürastöötajatega. Et ilmselt seal oligi, et arst suutis rääkida, mis võib kaasneda, kui sa seda isikukaitsevahendit ei kasuta. Kasutamise kohta see vasakpoolne pilt on nüüd see halb näide, kes tahaks sellise kõrvaklappe uuesti pähe panna. Siin on nagu kaks asja. Üks on see, kes tahab seda pähe panna, et ma siis pigem töötan ilma, kõrvaklapid on küll, aga sellised ma ka pähe ei pane. Ja teine võib olla ka see, et tegelikult see ladestunud tolm võib neid kõrvaklapi patju või kuidas neid nimetatakse, mis vastu kõrvu läheb, seda kahjustada. Et on need varsti sellised pragulised ja kaitseomadused halvenevad. Ja paremal pool on siin üks näide selline hea kaitseprillide hoidmise koht. Sulgub, tolm ei tule sisse. Ja puhastamine, et töötaja ka teaks, millist ainetega võib puhastada. Siin on näiteks kõrvaklappide välispinna ja kõrvapolstrite puhastamiseks soojas seebivees niisutatud tappi. Selge sõnum, ära mine kemikaalidega sinna kallale, seebiveega. Ja kui ma siin alul rääkisin, et ilmselt täna meie hulgas ei ole isikukaitsevahendite valmistajaid, siis tegelikult Eestisse tekkis isikukaitsevahendite valmistajaid aastal 2020, kui meil see koroona teema algas. Siis hakati hoolega tootma nii visiire kui ka neid hingamisteed kaitsemaske. Ja see imepärane selgitus selle visiiri puhastamise kohta pärineb just siis ühelt visiiri tootja, kes siis hakkas neid tootma, et me ei suutnud ise ka endale selgeks teha, millega siis tegelikult võib puhastada, millega mitte. Et seal kasutusjuhendis peaks olema selged suunised, mil moel, milliste vahenditega puhastada. Ja puhastamise teema tõstatub ka siis, kui ühte ja sama isikukaitsevahendit peavad kasutama mitu erinevat töötajat. Kus võib olla mingi mürarikka ruumi ukse juures, on kõrvaklapid, kes selles vahetuses parasjagu tööl on, sinna ruumi minekul saab võtta need kõrvaklapid, minna sinna ruumi. Seal peaks olema juures ka nüüd puhastamise võimalus, et ei tekitaks tervise või hügieeni probleeme. Ja teised, millega on teema olnud, on kaitsejalatsid. Et kas ma pean panema jalga need samad jalatsid, mis kellegi teise jalas juba on, seal on see puhastamine veidi veel keerulisem. Aga kui korralikult on puhastatud, ei ole välistatud, et ühte jalatsi paari kannab mitu töötajat. Aga kõrvaklapid võib-olla on nagu kõige levinumad, mis on sellised ühiskasutuses. Ja ka selline hoolduse kontrolli teema, et need vahtmaterjalist voodrid ja kõrvapolstrid tuleb vähemalt 2 korda aastas välja vahetada. Siin ei ole ka näiteks seda, et mingisuguse
pragude ilmnemisel või nii-öelda ma teen visuaalse kontrolli, vaatan otsa ja mulle tundub, et äkki nüüd enam ei sobi. Seal on ilmselt päris raske, ma ei tea, pragude arvu või suurust hinnata ka. Siin on pandud raudselt 2 korda aastas tuleb välja vahetada. Et tagada pidev summutus, hügieenilisus ja mugavus. Ja siis kukkumisvahenditest seesama ohutusrakmete omas aastas korra ja hingamisteede kaitsevahenditel, eriti kui need on nüüd need sissepuhkega. Muide selle sissepuhkega hingamisteede kaitsevahenditel oli selline kogemus siin paar kuud tagasi. Kasutati ka neid vöö peal olevaid nii-öelda ventikaid ja seal vöö peal on siis see filter ka. Ja ka sellel seadmel tegelikult olid täitsa olemas need tulukesed. Tal on endal peal mingid tuled, mis näitavad seda, et kas see filter on veel sobilik või mitte. Ja siis, kui seal ettevõttes nende töötajatega rääkisin, siis nemad rääkisid seda, et kui juba hakkad tugevalt lõhna tundma, siis vahetame ära. Hakkasime siis asja vastu huvi tundma, et kas muud moodi ei saa. Seal ei teadnud mitte keegi nendest tulukestest. Nad ainult nii palju tulukestest rääkisid, et selle aku kestvuse tuluke on seal peal. Et seda nad teadsid, et seal midagi helendub, see näitab aku laetust, aga et seal on mingi tuluke, mis näitab ka selle filtri nii-öelda toimivust. Sellest neil aimu ei olnud. Ehk tegelikult jällegi selline isikukaitsevahendi kasutusjuhendiga tutvumise teema, et tea, mis omadused tal on. Et selle tulukese järgi on ju palju lihtsam, et läheb see roheline punaseks, selge, tuleb välja vahetada. Arvestuse pidamine on praegustes õigusaktides sees. Täna hommikused uudised just rääkisid, et valitsuses oli täna töötervise tööohutuse seaduse muudatuste arutelu. Tulemust veel ei tea, aga eeldatavasti läheb ära Riigikokku, kuna vastu võetakse. Optimistina pakun, et sel aastal enne suve ma nagu hästi ei usu. Ja on arvata, et see arvestuse pidamise kohustus kaob ära, aga praegu on see olemas. Ta on olemas küll nüüd selle esimese lausena, et tööandja on kohustatud pidama töötajale väljastatud isikukaitsevahendite arvestust. Aga see ülejäänud tekst siin slaidil on Tööinspektsiooni soovitus ehk mida sinna kirja panna. Et oleks täpsemalt aru saada, milline kaitsevahend on väljastatud, ehk kas see oli nüüd ennekõike võib-olla siis sobiv sellele tööle. Mingi kutsehaiguse diagnoosimisel võib olla väga oluline info. Ja kui ma nüüd olen ettevõtetes rääkinud selle arvestuse pidamise nõude kaotamisest, siis on ka neid ettevõtteid, kes on öelnud, et nemad tegelikult üritavad seda jätkata. Argument on olnud 2. Üks on see, et tegemist on ikkagi meie materiaalsete väärtustega. Et kui töötaja on saanud kaitsealatsid näiteks, meil on kuupäev kirjas. Et kui ta tuleb 3 kuu pärast uusi küsima, siis tekib küsimus, et miks. Et mul on kusagil mingid märkmed maas, kuna ta mingi asja sai. Ja teine, mida nad on ka ise öelnud just nimelt, et kui on võib-olla mingisugune kutsehaiguse kahtlus, võib-olla mingis kontekstis ka tööõnnetuse uurimisel, mul on näha, kellele, mis on välja antud. Nii et praegu see kohustus kehtib, võib-olla see muudetakse, aga see on nüüd, ütleme, teie enda otsustada, kuidas te ettevõttes seal nii-öelda oma asju ajate, et oleks mingisugune ülevaade, kellele, kuna, millised isikukaitsevahendid on väljastatud. Ja nüüd lõpuks veel natukene Tööinspektsiooni ennetustegevusest. Et on erinevaid versioone. On nii Tööinspektsiooni kodulehekülg ti.ee, kui on ka tööeluportaal tööelu.ee. Tööinspektsiooni koduka rohkem infot meie organisatsiooni kohta, aga nagu ma juba siin ennem ütlesin, ka need erinevad brošüürid töötervise, tööohutuse ja ka töösuhete alal on kodulehelt kättesaadavad. Ja tööeluportaal on selline, kus on siis rohkem püütud lahti selgitada neid õigusaktides olevaid nõudeid. On meil infotelefon igal tööpäeval 9-3. Mingites olukordades siseteeninduse kasutamine
spetsialistist teatamisel, tööõnnetuse vormistamisel näiteks. Võimalik saata ka kiri jurist@ti.ee, kui on töökeskkonnaga seotud teemad jõuavad töökeskkonna konsultantideni. Ja siis on võimalik kutsuda konsultanti oma ettevõttesse, et Tööinspektsioonid on konsultanditeenus. Ja nüüd see rida on meil natukene pikem kui 10 aastat tagasi, kus jutt oli ainult töökeskkonna konsultandist. Ehk meil on nii töökeskkonna konsultant, on töösuhete, ehk siis töölepingud, töö ja puhkeajad, sellised teemad. Ja on olemas ka eraldi vaimse tervise konsultant, et võtame siis töötervishoiu osas selle psühhosotsiaalse ohuteguri, et sellele alale spetsialiseerunud konsultant. Et see võimalus on kutsuda konsultant ettevõttesse ja konsultandi teenus tööandjatele tasuta. Minu poolt kõik. Väga hea. Meil on siin küsimusi ka tulnud. Loen ette, muljetame siis, et kas saaks näiteid, et kus isikukaitsevahendid olid küll peal, aga see ei kaitsnud töötajat piisavalt ja töötaja sai siis mõne tervisekahjustuse või siis surma? Mina võin ühte jagada. Tuleb üks näide meelde, kus töötaja kasutas siis kemikaale ja tal olid küll kaitseprillid ees, aga see kemikaal pritsis nii tugevalt, et tal ikkagi see valgus silma ja see silmanägemine sai kahjustada, et ilmselt selles olukorras oleks pidanud kas olema täiesti katvad prillid või visiir, et võib-olla siis ei olnud päris õige isikukaitsevahend valitud. Jah, see on näide, mida on, ma julgen küll öelda, et on juhtunud korduvalt, tulles tagasi sinna slaidide juurde. Vaadake, kas teil on sellised prillid, mille tähises on see, et see kaitseb pritsmete eest. Ma jäin praegu mõtlema, seal oli ka vist ikkagi töötajatel või vähemalt osadel olid äkki isikuga mingid hingamisteede kaitsevahendid, mingisuguse vana kütusemahuti puhastamisel, kuhu sinna jäi vist 2 meest hukkusid seal sees ja 3. saadi kätte, turgutati elule. Et mindi kinnisesse anumasse, justkui mingid kaitsevahendid olid, mis tegelikult seal ei kaitsnud. Et see, mis ma tõin ka siin näite, et pidi olema tegelikult nende aurude, gaaside, suitsude ees kaitsev, hingamisteede kaitsevahend oli ainult tolmu oma. Just, et neid näiteid tegelikult on. Jah, neid on kaitsejalatsi. Muide kaitsejalatsi, kui ma räägin ühe natukene koomilise loo. Kukkus töötajal jala peale selline mingisugune muidu püstiseisev rauakolakas, mis kaalus kusagil peaaegu 150 kilo, millegi pärast mingit tööd tehti, nügiti ja see kukkus maha ja kukkus töötajale varva peale. Ja tööandja hakkas siis õnnetust uurima, et temal oli väljastatud kaitsejalatsid, need korralikud, mille number oli seal 200 jauli, me vaatasime need tähised. Ja mis jama on, miks varbaluu läks? Ja mis siis tuli välja? Töötajal olid jalas küll kaitsejalatsid, aga tal olid jalas kaitsejalatsid sellised odavamad, mille ta oli ise kusagilt ostnud selle teise standardi kohased ja mis ei pidanud sellele 150 kilosele kolakale vastu. Ja lõpuks oli töötaja tunnistanud ausad üles, et ma need kallimad müüsin turul maha. Aga tol korral oli niimoodi, et tööandjal oli ilusti kenasti pandud täpselt kirja, millised jalatsid, milliste kaitseomadustega. Ja kui siis talle näidati ikkagi ära, kuule vaata õnnetuse hetkel oli sul sellised jalas ja vaata, mille kohta sa allkirja andsid, mis sa vastu võtsid. Siis lõpuks hakkas rääkima, et jah, müüsin kallid maha kallima raha eest ja ostsin endale odavama tasemele ja kui tööandja mööda käib ja vaatab, et kaitsejalast on jah, ei saa niimoodi aru. Väga hea. Siin on mitmeid küsimusi võib-olla, mille juba esituse käigus küll sai vastused ka, aga kordamine on ka tarkus ja ma vaatame siis kõik järjest läbi. Kaitsekinnaste tähistel 2. ja 5. number viitasid siis lõikekindlusele, aga mis vahe nendel täpsemalt on? Seal on testide läbiviimise mingi erinevus. Ma ei oska seda täpselt öelda. Ma kunagi küll süüvisin sinna, aga see ei ole nii igapäevane tegemus. Ja neil on, ütleme, lõikekindlus kui omadus on mõlemal täpselt sama. Seal ei ole viga, seal on 2. ja 5. on mõlemad lõikekindlused, aga need testide läbiviimise viisid on erinevad.
Et kui kedagi väga huvitab, siis ma tulen eelmise slaidi peale jurist.ti.ee. Saadati kirjas, ma otsin selle uuesti üles, kui see huvi pakub, et mis seal täpsemalt vahet on. Seda oli standardis välja lugeda küll, aga ma peast ei oska öelda. Millised kindlad oleksid nõuete kohased keevitajatele? No seal on nüüd juba need pritsmete ja kuumakindluse teemad. Siin küsitakse ka näiteks ehitajatel. No ehitajate puhul hakkab pihta, mis siis on, kas ta on lihtsalt määrdumise ees kaitsev, ehk siis lihtsalt töökinnas, või on seal nüüd vaja ka lõikekindlust või on torkekindlust, oleneb, mis tööd teeb. Ma eeldan, et ehitajatel pigem ikkagi mingi kaitsekindlad, mitte lihtsalt töökindlad. Ja komplekteerijal? Laos komplekteerija. No seal, ma eeldan, et seal ei ole torkivaid ja lõikavaid asju. No kui äkki kulumiskindlus lihtsalt selle mõttega, et need kindlad kauem kestaksid. Et me peame tegelikult minema sinna, et mis oht meil on, milles me kaitseme. Ma eeldan, et seal kaupade komplekteerimisel vähemalt tavaolukorras ei tohiks olla teravaid ja lõikavaid, sest ma ei tea, mis lõikeohtu põhjustavad selliseid asju. Riskianalüüsi kohta, et kas... Vabandust, ma täpsustan veel, et ütleme, kui me nüüd räägime seal seda komplekteerija, tuli lihtsalt praegu, kui tootmises on nüüd need, kes panevad neid linte pakendile ümber. Selle lindiga on küll lõikamisoht. Ehk teisipidi ka, kui me nüüd kusagil komplekteerimisel avame neid suuri pakendeid, võtame seda linti lahti, mis pingi alt vabanedes võib liikuda teadmata suunas ja võib olla küll lõikeohu vastu või lõikeohu suhtes testitud kindaid vaja. Ja palun järgmine. Kas tootmisettevõtte riskianalüüsis on kohustuslik eraldi välja tuua kasutatavate isikukaitsevahendite loetelu või siis piisab sellest, et riskianalüüsis on lihtsalt kirjeldatud need ohud ja vajalikud meetmed ja sealhulgas siis viide isikukaitsevahendite kasutamisele? No meil ei ole kohustuslikku riskianalüüsi metoodikat, et nüüd öelda peab olema või ei pea, ei saa, aga see on nüüd tegelikult ettevõtte otsustada, kus te jõuate isikukaitsevahendite kaitseomadusteni. Kas te näiteks lähete seda teed, et te panete kirja, et kasutate sellist kemikaali, ohutuskaardist tulenevalt on vaja kaitsekindaid, kas riskianalüüs lõpeb seal ära ja siis tuleb mingisugune teine dokument, kus on näha, et sellise omadusega kindaid on vaja, sest kujutage ette, kui nüüd hakkate kindaid tellima, teil on riskianalüüsis lihtsalt 5 töökohta, kus on vaja kasutada kaitsekindaid, teadmata milliste kaitseomadustega, mida te tellima hakkate. Ehk ettevõttes kusagil peab olema need täpsemad kaitseomadused kirjas. Ja miks teda teha mujal kui riskianalüüsis, kui te leiate, et mujal on parem, peaasi, et olemas on. Aga riskianalüüs oleks minu arust küll see koht, kus on selgelt, et me kasutame seda kemikaali või meil seal töökohal on müra nii tugev ja see tähendab seda, et me kasutame kõrvaklappe, mille võtame selle üldisema SNR, see 1 numbriga summutusvõime on selline. Kui tihti peab siis isikukaitsevahendeid välja vahetama? Kordame selle ka siis veel üle. Selline vastik bürokraatlik vastus on see vastavalt kasutusjuhendile. Et õige tihti on kasutusjuhendis mingisugused piirid, millal enam ei sobi kasutada või teine on siis muud ajalised piirid kiivrite puhul näiteks. Aga teine, mis võib tulla ka nüüd kasutusjuhenditest, on mingid tunnused, on ta nüüd rebenenud, mis seal veel võib olla ja neid ütleme erinevaid tunnuseid, et millal enam isikukaitsevahend kasutada ei sobi ja seda ütleb valmistaja. Kuidas praktika on näiteks kõrgnähtavate tööriiete arvu osas, et mitu ühele töötajale peaks väljastama? No lihtne vastus on see, et ühest ilmselt ei piisa, sest üks peab vahetevahel pesus olema. Need, kes kasutavad ettevõtte välist sellist teenust, nendel on üldjuhul 3. Üks on seljas, üks on ettevõttest väljas pesus, üks on varuks.
Need on sellised, ütleme, see kolmene on just nimelt väljaspool teenuse ostmise tüüpiline. Kui ettevõttes koha peal pestakse, hooldatakse, siis saab ilmselt ka kahega hakkama. Ühega ma ei kujuta ette, et saab. Siin on selline pikem küsimus. Töötajal on kukekannuse probleem näiteks, et kuidas siis nii-öelda selliste eritingimustega arvestada, et mil määral või kas talle peaks erilisi turvajalatseid muretsema? No see on selline laiem teema ja võib-olla jalatsitega on see kõige rohkem seotud. On olnud siin juttu ka kiivri kandmisest, et ma ei saa kiivri kanda, mul aga põhjus pea valutama. Ehk tegelikult nii-öelda töötaja tervise eripärad, terviseprobleemid ei anna alust töötajaga kokku leppida, et näiteks sellel tööl, kus muidu peaks kandma kaitsealatsid, sina ei pea kandma. No kurb, aga siis on lõpuks niimoodi, ta ei saa olla tööl, kus on vaja kanda kaitsealatsid, kui tema jalg seda ei võimalda. Ja kas oskate soovitada head mürataseme mõõtjad, kes on akrediteeritud? Meil peaks kodulehel ka see info olemas olema, tööeluportaalis vähemalt. Akrediteerimiskeskuse kodulehel eak.ee, seal on akrediteeritud laborid ja seal saab otsida ka selle järgi, kes mõõdavad müra. Ja nende vahel valikut ma ei oska küll soovitada, neil on kõigil akrediteering olemas, nad peaks tegema kvaliteetset tööd, et edasi läheb ilmselt juba hinnateemaks ja asukoha teemaks ja mis iganes seal kokku tulevad. Nii, aga väga hästi, me saime enamus